Tunneme hirmu. Me tunneme ebamugavust, me tunneme ebakindlust, me tunneme teadmatust. Et kõik need asjad, ma arvan, annavadki kokku ühe kohutavalt vastiku maitsega supi, mida me kõik siin nüüd koos peame sööma ja helpima, aga samas me peame selle supiga prepareerima koostisosadeks, et me saame aru, millest see kõik koosneb, miks see kõik on. Sest kui me ei saa aru koostisosadest, siis me ei saa aru, mida sealt eemaldada, et sellel supil nii vastik maitse ei oleks. Et vaatamata sellele, et praegu ühiskonnas see vihapaise on nii tugevalt lõhkenud, siis sellel on ka omad kummaline öelda küll, aga positiivsed küljed. Et kui varem oli sellist vaikivat ükskõiksust palju rohkem, siis nüüd ma olen näinud järjest rohkem inimesi ka välja astumas ebaõigluse vastu. Et kui sinu üks väärtuseid on õiglus, mis minu jaoks isiklikult on ka üks väga olulisi väärtuseid hoolivuse ja aususe ja siiruse kõrval, vaata, et isegi seal üleval otsas kusagil, siis väga haiget teeb see, kui ebaõiglus jääb võidutsema või kui kaalukaks saavad need inimesed, kes esindavad neid väärtuseid, mis tegelikult sinu jaoks on nii-öelda hävitavad või vastuvõetamatud. Ja tegelikult kogu see diskussioon, mis vahepeal ei ole küll diskussioon, vaid on lihtsalt selline lahmiv kisa, ongi järjest rohkem ka neid inimesi välja toonud, kes ajavadki selja sirgu ja ütlevadki, et see ei ole okei, see ei meeldi mulle, me peame selle vastu astuma. Ja järjest enam on ka neid inimesi, kes märkavad, kes varem on öelnud, et teate, et see tegelikult ei ole probleem, et sa teed probleemi millestki, mis tegelikult ei ole teema. Et neid inimesi ma väga palju enam ei näe, kes ütlevad, et see ei ole teema. Selles mõttes, et minu jaoks on ka minu kodumaa väga oluline, ma armastan Eestimaad ja ma olen õige eestlane. Iga inimene, kes tunneb, et on eestlane, on õige eestlane, et kellelgi ei ole õigus öelda, et sina oled õigem eestlane kui keegi teine. Aga me väärtustame seda rahvuslust või suhet kodumaaga natukene erinevalt võib-olla. Et minu jaoks, mina tahan, et Eesti ongi see riik, mis on avatud ka teistele, et me ei tunne ennast ohustatuna. Kas me tõesti oleme nii saamatud inimesed, et me tunneme ennast ohustatuna praegu hetkel mõnesajast inimesest? Ma ei suuda seda isiklikult uskuda. Kindlasti on traditsioonid nende inimeste jaoks väga olulised väärtused. Ma usun, et me mingis mõttes väärtustame väga palju samu asju, aga meie hoiakud on nagu kaldu kas ühele või teisele poole. Et ma arvan, et väga palju ongi viha taga komplekse, alaväärsus, tunnet, enesega rahulolematust, enese vihkamist. Et selle taga, et ma kanaliseerin negatiivsed tunded teistele inimestele, on mitte pigem, vaid selle taga ongi tegelikult negatiivsed tunded minu enda sees ja minu enda suhtes. Kas me sellest aru saame ja kas me seda teadvustame, see on teine asi. Aga selleks, et ma üldse saaksin midagi parandama hakata, selleks A, pean ma aru saama, et midagi minus on valesti ja B, pean ma tahtma, et see midagi minus muutuks. Kuidas me jõuame selleni, et nad mõistaksid, et nad on vihased vihkajad. Kuidas me selleni jõuame? Ma arvan, et üks asi ongi see lõputu selgitustöö ja selgitustöö ja selgitustöö. Midagi pole teha. Me peame leppima tegelikult ka sellega, et mõned inimesed ei muutugi. Mõned inimesed ongi sellised. Mida me oleme erinevates diskussioonides oluliseks pidanud on see, et me ei vaidle või me ei väitle või me ei diskuteeri ainult selle inimesega, kes on meie vastas, vaid meid jälgivad kõrvalt paljud inimesed. Ja me ei pruugi muuta või me ei pruugi saada kõigutada selle inimese mõtteviisi, mõttemaailma, hoiakuid ja arvamusi, kellega me parajasti nii-öelda vastakuti oleme. Küll aga me võime selle kõige käigus mõjutada neid inimesi, kes meid jälgivad. Nemad võivad saada uut informatsiooni, nemad võivad saada sealt midagi nii-öelda söödaks või seemneks, mis hakkab nende sees kasvama, et võib-olla ma olengi asjadest nagu teisiti aru saanud või kuidas ma seda varem ei ole mõelnud. Et vahetevahel käivad need asjad tasapisi.